Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad. Tere tulemast tänasesse saatesse. Mul on uskumatult hea meel, et Haridus- ja Noorteamet on ellu kutsunud sellise podcasti, kus saame rääkida praktikast. Mina olen teie saatejuht Kairi ja täna on meil plaanis tõeliselt põnev teema. Praktikalaadad. Kõik, kes on kunagi praktika kohta või praktikanti otsinud, teavad, et see ei ole kõige lihtsam protsess. Õnneks on meil täna saates aga külas inimesed, kes on leidnud praktikaotsingule lihtsustamiseks lahenduse ja selleks on laadad. Tere tulemast saatesse Monika, kes on TalTechi karjäärinõustaja. Tere! Ja Elisabeth, kes on värske TalTechi vilistlane. Tere ka minu poolt. Teiega üheskoos hakkame me siis kohe sukelduma sellesse praktika ja laada maailma, aga ma tahan kõigepealt väikse intro küsimusena uurida teie käest, et mis on üks oskus, mille olete elus õppinud ja mis on osutunud kõige kasulikumaks? No mina ütleks, et minu puhul kõige olulisem oskus on ikka suhtlemisoskus, et sellega ikka annab päris palju ära teha. Mina ka kusjuures samasse kanti läheb see ja minul on natuke konkreetsem, et mingil hetkel õppisin selle ära, et ei tohi edasi lükata asju. Et eelkõige siis, kui juba tööelu hakkas peale ja nii palju asju oli, et kui juba mingi asi alustada, siis tuleb see kohe ära teha. Et see on nagu kõige rohkem mind teeninud. Ma olen kunagi kuulnud sellist lahendust, et kui asi võtab vähem kui 2 minutit, siis tuleb kohe ära teha, sest selle to-do listi panemine võtab veel kauem aega. Aja planeerimise koolitused räägivad seda. No näed sa, suurepärane. 2 minuti reegel. Ma ei teadnudki, et sellel on nimi suisa niimoodi. Väga hea. Aga siis hakkamegi kohe podcastiga pihta. Meil siin 2 minutit küll ei lähe, läheb natukene pikemalt tõenäoliselt, aga teema on väga põnev ja hakkame rääkima siis praktikast. Miks te arvate üldse, et praktikal käimine peaks olema selline asi, mida noored teevad, vanemad teevad, et miks see tähtis on? No eelkõige ikka, et neid õpitud teadmisi siis ka kontrollida ja ära testida ja vaadata, et kas päris maailmas ka need asjad siis lähevad samamoodi, kui on õpitud koolipingis. Et eks see on see esimene asi, kus siis saabki siis seda katsetada. Ja üks asi kindlasti on see teadmiste kontroll, aga teine on ju ka see kogemus, mida praktika saab, et eriti vinge, kui saab minna praktikale kuhugi erialase töö peale, eks ole. Aga loomulikult igasugune töökogemus annab sulle elus tohutult juurde selle koha pealt, sa õpid erinevaid inimtüüpe, õpid suhtlema, oskad aega planeerida, et selles suhtes praktika ju tuleb selle koha pealt ikka kasuks, et kui sa oled eluaeg käinud koolis või lasteaias ja saanud väga palju võib-olla sättida oma graafikut ja ülikoolis tihti ka paljud asjad salvestuvad, aga kui sa lähed nüüd tööle ja keelgi ootab sinult midagi ja sul on siuke vastutus ja sa pead mingi kell ärkama, siis see õpetab ikkagi eluks vajalikke sellist ajaplaneerimist, kohusetunnet, kõiki siukseid asju ka, et 100% nõus ja ma lisaks võib-olla selle, et ma ise õppisin suhtekorraldust ja läksin PR-agentuuri tööle, sain teada, et mulle üldse ei meeldigi see, et koolipingis tundus jube põnev, aga päris tööna ei olnudki päris see, et kuidas teil on, millised praktikakogemused teil täna olnud on? No minul, kuidas ma ütlen, mul nii-öelda klassikalist praktikat ei ole olnud, vaid mina olen läinud kohe nii-öelda päris tööde peale ja minu kogemused on olnud ikka väga laiad. Ma olen absoluutselt kõike võib-olla kohati juba teinud, on siuke tunne. Aga minu praktikakogemused või siis töökogemused niimoodi laiemalt on pigem olnud positiivsed. Ma olen ka siuke, et ma kunagi väga ei tea, mida ma tahan vahepeal ja kõik asjad tulevad läbi katsetamise, et olen olnud nii logistikas, audiitorlusest ja nüüd hoopis personali peal, ja olen töötanud päästjana või lasteaias, et nagu mul on täiesti seinast seina. Aga ma ütleks, et valdavalt on need kogemused ikkagi head, et juhu, kui sa lähed ikkagi kas praktikale või tööle ja sa lähed sinna mingite teatud ootustega või sa teed enda jaoks selgeks, mida sa sealt kohast saada tahad, siis ma usun, et see annab päris hea väljund, et kas sa oled õiges kohas, kas see, mis sa õppisid, on tegelikult see, kus sa töötada tahad, et kindlasti tasub minna ikkagi selleni, et sa tead või sul on vähemalt mingi eesmärk, miks sinna praktikale minna. Mina veel lisaksin, et minul oli rohkem erialaspetsiifilised tööd, et mina ise olen õppinud psühholoogiat ja mina sain oma eriala sees teada, mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi. Et käisin praktikal nii koolis kui haiglas, nagu kohe psühholoogi praktikal ja siis leidsingi, et võib-olla rohkem suke suhtlemine on minu teema ja et sain teada, et võib-olla nagu, et mis ka ei ole minule ja mis ka on minule, et
et selles mõttes on nagu väga oluline ka mõelda, et mis valdkond sinu eriala sees on see, mida sa tahad katsetada. Ja seal võib üllatusi tulla. Ma mõtlen selle koha pealt ka, et ma ei tea, kui hea meil täna on üldse ettevõtetesse praktikakultuur, et mul on ikka tulnud noori, kes tahavad tulla minu juurde praktikale, ma ausalt ei ole julge vastu võtta, sellepärast et mul ei ole mingisugust süsteemi veel, et kuidas ma üldse praktikanti õpetan teen, et tal oleks ka sellest kasu, et teil selles osas ei ole halba kogemust olnud, kus te lähete justkui praktikale, aga tegelikult te midagi proovida ei saagi. Minul sellist kogemust ei ole, et kui ma olen ikkagi tööle läinud, mul on konkreetsed ülesanded ja siuksed asjad, küll aga mul on pigem siukene halb kogemus võib-olla, kus noori nähakse kui lihtsalt veidi odavamat tööjõudu, kellele saab vahepeal pähe istuda ja lihtsalt nii-öelda näidata enda võimupositsiooni ja noored tihtipeale kas ei julge enda ees seista või ei ole seda kogemust, et enda ees seista. Minul kahjuks on paraku siuke olukord näiteks selja taga. Et me vahendame TalTechis ka praktikaid läbi portaali, meil on suke praktikaportaal ja seal see tagasiside, mis ikka tuleb, et juhtub ka selliseid praktikaid tõesti, aga suurem osa praktikaid on ikka, ettevõtted otsivad neid inimesi, keda siis kas nähakse neid siis tulevikupotentsiaalina, värvatakse nagu pikemalt või siis ikka on mingi konkreetne ülesanne, mis on siis vaja ära teha. Et aga tõesti mõned siuksed kogemused on ka. Ja selles suhtes küll, et kui ka ma olen selle praktikaportaaliga täitsa kursis, et sinna tõesti tulevad ettevõtted, kellel on ikka kindel visioon, nad teavad, keda nad tahavad, keda nad otsivad ja on ikkagi need punktid väga selgelt välja toodud, et võib-olla kui minna ise kuhugi ettevõttesse praktikale, siis kunagi ei tea, kas ettevõtte päriselt selleks valmis on või lihtsalt ootab noori, kes on innukad ja tahavad tulla proovima. Aga seal on ka teine pool, et tegelikult tudengil on vaja seda praktikat. Ja ta ei saa ju muidu lõpetada, on ju. Ja kui on nagu siuksed ajad on ka meil erinevad, et mingil perioodil, kui majandusel läheb hästi, on praktikakohti rohkem ja mingil perioodil, kui ei ole nii hästi, et siis on ka praktikat keerulisem leida. Et siis paljud noored lihtsalt, neil pole muud midagi teha, nad tahavad ju lõpetada, et siis peavad võtma vastu ka neid kohti, mis võib-olla ei ole nii siis avavad ja mis ei anna nii palju. Aga ma saan aru, et üks koht, kus võiks leida selliseid ettevõtteid, kes päriselt saavad aru, mis praktika on ja mida nad tahavad pakkuda, on praktikalaat. Mina omal ajal ei olnud üldse sellisest asjast kuulnud, et kas on mingi uus fenomen või mis see endast kujutab ja milline on teie kogemus üldse praktikalaatadega? Sellest ajaloost võib-olla oskab siin Moonika mu kõrval öelda, et kui mina ülikooli läksin, siis oli see kohe olemas, aga ma ei tea, kui pikk see on. Et selles mõttes jah, mina olen 10 aastat töötanud peaaegu Tehnikaülikoolis, et meil on alati olnud ükskõik, kuidas sa seda laata nimetad, meil on messid, on ju, praktikamessid, praktikalaadad, et need on kogu aeg olnud, et kuigi neid on nüüd rohkem, et meil on suke võti tulevikku, mis on suur praktika siis mess, kus tulevad oma 50, 60, 70 ettevõtted tulevad Tehnikaülikooli ja siis panevad tavaliselt üles oma boksi ja siis saavad praktika pakkumisi siis vahendada või üleüldiselt rääkida endast, vaadata neid erinevaid tudengeid, kes siis ka tulevad sinna praktikalaadale, saada nendega tuttavaks, et see on nagu see messi formaat, et me teame ju erinevaid messi, et erinevatel valdkondadel on messid ja praktikavaldkondal on siis ka selline mess. Aga nüüd praegusel hetkel on näiteks hästi palju ka väikeseid messi, näiteks majandusteaduskond meil teeb oma praktikamessi, IT-teaduskond teeb oma praktikamessi või kohvikut, et aga mõte on ikka sama, et ettevõtted kutsutakse kohale, kes siis saavad siis kas oma praktikapakkumisi vahendada, oma tööpakkumisi vahendada või lihtsalt tuttavaks saada nende toredate tudengitega või siis ka on suke brändivad ennast tegelikult, et nad oleks siis kunagi, kui see inimene on võib-olla juba oma erialase karjääri teinud ja pikemaltki teinud, et siis tal tekib mingisugune seos, et aha, see ettevõte, et võib-olla ma tahan sinna minna. Et need on need siuksed praktikalaadad, messid, kohvikud, et mis iganes nimi neil on, aga see suur eesmärk on ikka tuua nii tööandja kui tudeng siis kokku ja panna nad rääkima, tudengile siis see hüve, et ta saab suhelda tööandjaga, näha, mis neil pakkuda on, küsida neilt küsimusi, teha enesebrändingut, et siukene nagu koht.
Ja minul on kogemus siis 3 suunas. Mina olen korraldanud praktikalaata majandusteaduskonnas. Ma olen ise osalenud siis kiirintervjuudel praktikalaadal ja olen ka ettevõttena käinud tegelikult praktikat siis pakkumas ja minul on siis kogemus just selle majandusteaduskonna praktikalaadaga ja ka selle Võti tuleviku messiga. Et ma võib-olla räägin sellest Võti tulevikust enne, et see on natukene siuke laialivalguvam võib-olla, et sinna kohati tuleb rohkem inimesi, sest seal ongi kõikidele valdkondadele, kõikidele teaduskondadele ja seal tõesti ettevõtteid on väga-väga palju, üle terve kooli on kõik boksid täis ja see mess ja melu on ikka päris korralik, et ikka õhtu lõpuks suu on väsinud, kui seal ettevõttena käia töökohta pakkumas, et seal lihtsalt juhtub hästi palju seda, et ettevõtetesse tulevad inimesed, kes võib-olla ei tea sellest ettevõttest midagi, nad tulevad, räägivad hästi pikalt, saavad aru, et see, mis te pakud, see ei ole üldse minu erialaga seotud ja sellest ma ei saagi oma praktikat teha. Et see Võti tulevik on natukene laialivalgu oma seest väga vinge ikkagi, et on ka olnud neid olukordi, kus keegi tuleb nii-öelda lihtsalt ettevõttega tutvuma, saab aru, et praegu nad seda praktikat mulle ei paku selles teaduskonnas, aga inimene jäi neile nii palju meelde, et nad võtsid hiljem ühendust, et kuule, nüüd meil on sinu valdkonda midagi pakkuda. Et selles suhtes sellise kontakti loomiseks on ta ikkagi väga hea koht ja väga hea võimalus, aga majandusteaduskonna praktikalaadas siis lähemalt, ma usun, et see vast toimub teiste teaduskondadega sarnaselt samamoodi, et sinna me ikka kutsume väga kindlalt need ettevõtted, kellel on meie valdkonna siis tööd pakkuda, et kui me teeme ikkagi majandusteaduskonna praktikalaata, siis keegi ei tule inseneeria kohta pakkuma, on ju. Ja mis on ülivinge, mis ma ei kujuta ette, kui kaua see muidugi olnud on, taaskord nii palju, kui mina olen ülikoolis käinud, siis on terve selle aja olnud see 3 aastat, aga on saanud osaks siuke asi nagu kiirintervjuud, kus on võimalik siis ennast kirja panna, need ajad on loomulikult piiratud ettevõtete juurde ja saadki siuke 15 minutit, minu arust oli see aeg, kus saadki selle ettevõttega rääkida, mida nad pakuvad, kas see sobib sulle, kuidas ennast üldse selleks praktikaks võib-olla ette valmistada, kuidas CV-d koostada, kuidas näiteks LinkedIn üles ehitada, et olla võimalikult hea kandidaat ikkagi kunagi, et korraldame seal ka selliseid koolitusi siis selle praktikalaada raames, kuhu on ka siis võimalik ennast kirja panna ja loomulikult on võimalik käia iga ettevõtte juures boksis ja see lihtsalt annab selle kindluse mingil määral, et kui see on see teaduskond, siis sa tead, et midagi sa vast sealt ikkagi leiad. Kas sa ise siis praktikalaadalt leidsid endale mingi praktikakoha ülikooli ajal? Minuga läks nüüd niimoodi, et algselt ma olin siis majandusarvestuse suunal ja mul oli plaanis teha praktika. Sellest ma ei saanud taaskord ametlikult praktika kohal, vaid ma sain töökohale. Ja see töökoht oleks võimalik olnud praktikal ümber vormistada, aga ma võtsin siukse otsuse vastu, et tahaks peaeriala vahetada ja läksin hoopis ettevõtlus- ja juhtimissuunda, aga ma ei muretsenud selle pärast, sest ma teadsin ühte oma kursakaaslast, kes on ka ettevõtlusjuhtimisel ja kes oli selles samas ettevõttes teinud praktika. Kui mina läksin nüüd praktika koordinaatori juurde, ta ütles, et selles ettevõttes sina oma praktikat teha ei saa, siis ma olin natuke siuke appi, mis nüüd saab. Aga kuna ma olen hästi palju elus teinud erinevaid asju, nagu ma siin eelnevalt rääkisin, ja mul oli eelnevalt üks väga tugev projektijuhtimise kogemus, siis mina sain enda praktika vormistada hoopis tagantjärgi. Sest et kahjuks õnneks, kes teab, on mul lihtsalt niimoodi, et kuna ma elasin eraldi, maksin enda arveid, maksin enda üüri, siis kahjuks praktika tasu oli siuke, mida ma lihtsalt ei saanud endale lubada, sest ma muidu ei oleks lihtsalt ära elanud. Aga sees mul oli väga hea võimalus see praktika kaitsta tagantjärgi lihtsalt oma eelneva töökogemusega, mis oli võrdlemis hiljutine, et juhul, kui see töökogemus on võib-olla aastate tagune, siis ei pruugi praktikaks sobida, aga kuna mina siis kaitsesin praktikat talvel ja minu see juhtimiskogemus või projektijuhtimine suur oli toimunud suvel, siis ta oli piisavalt lähedane ja minu praktika koordinaator oli nõus, et ta vastab kõikidele nõuetele ja ma sain selle siis tagantjärgi vormistada. Aga leidsid sa ikkagi selle praktika, kuigi sa seda ei teinud? Just, aga töökoha leidsin, jah. No suurepärane, aga ma saan aru, miks mina peaksin minema sinna, kui ma tahan praktika kohta, sest seal on väga palju põnevaid ettevõtteid, aga miks ettevõtted üldse peaksid sinna koha peale tulema? No olgem ausad, tänapäeval
üha enam, mulle vähemalt tundub noorte seas eriti, et enam ei ole see, et ei valita isegi mitte alati töötajat, vaid valitakse üha enam ka ettevõtet. Ja kui sa jääd ikkagi praktikas mingisugusele tudengile silma või isegi kui lihtsalt tudeng seal praktikalaadalt läbi käib, kuhugi loengusse tormates, aga sinu kuskil sinu logo näeb, võib-olla see jääd lihtsalt rohkem meelde. Isegi kui suheldakse rohkem ja inimene, kes tõenäoliselt on seal siis kas personalispetsialist või personalijuht, kes seda praktikat pakub või siis mõni erialaspetsialist, ja ta on hästi tore ja meeldiv, siis loomulikult ju tudengina tahad kuhugi toredasse kohta minna, sest ülikool on tore koht. On ju palju toredaid inimesi koos, õppida on tore ja kui siis tuleb mingisugune tööandja, kes on ka eriti tore, siis loomulikult sa eelistad seda kohta, kes sulle juba tuttav on. Et ma usun, et see on ka tööandjate vaates see, et juhul kui sul tuleb lihtsalt siuke tavaline CV, ega sa sellest inimesest midagi ei tea, aga samamoodi kui inimene või tudeng näeb seda töökuulutust, ta näeb ka lihtsalt ettevõtet, ei näe sinna sisse rohkem. Et ja juhul, kui ta on siis mingisugune otsene kokkupuude juba selle ettevõtteks seal praktikalaadal, siis ta lihtsalt jääb paremini meelde ja kui on eriti siuke vahva kogemus, siis vast ikka eelistatakse seda, keda juba tuntakse, on ju. Eks HR-id käivad ka otsimas seal ikka neid tuleviku töötajaid, on ju, et see on number 1 siis võimalus, et ei ole ainult see, et me brändime ennast, on ju, et osadel ongi, nad tulevadki, neil on terve list neid praktikapakkumisi ja siis kuhu nad tahavad leida endale nagu inimesed. Mõned räägivad, et minu töö karjäärinõustajana on tavaliselt, ma lähen sinna nendele messidele ja räägin siis ettevõtetega, on ju, et noh, et miks nad siin on, mida nad ootavad ja nii edasi, et promon natukene meie seda karjääri seda töövahenduslehte, on ju, aga siis, kui ma nendega rääkinud olen, et siis ikka tahavad ka teada, et mis turul toimub, mis noorte peas on, mis mõtted on, et kui keegi jääb silma, mõnel ei ole üldse pakkumisi, on ju, et aga nad on avatud, et kui keegi jääb silma, siis nad on valmis selle tudengi võtma. Teised jälle tulevad sul terve listiga, et nii, meil on vaja seda ja siis promovad nagu neid võimalusi. Et on väga erinevaid nagu hüvesid. Üks on mul öelnud ka, et noh, ma tulen vaatan, mis mu konkurendid siin teevad, on ju. Ka väga õige tähelepanek. Et erinevad nagu need siuksed hüved või viisid, et miks tullakse. Aga ma saan aru, et siin võib olla väga palju ettevõtteid on seal ühe messi või laada raames, on ju, kuidas nüüd siis ettevõtjana silma jääda, et see tudeng just sinu boksi tuleks jutustama, et kui seal valik on nii üüratult lai? No naljaga pooleks, kellel on kõige värvilisemad sokid, see jääb ikka meelde. Aga ega ma ei oskagi öelda, ma arvan, et igal ettevõttel on see mingi oma X-faktor peab olema, ma arvan, et juhul kui olla siuke tavaline, siis noh, siis sa oled siuke tavaline, et aga kui sul on need värvilised sokid või sul on mingi väga vahva võib-olla lugu rääkida, siis ma usun, et see on siuke, mis võib tõmmata või võluda või siin on absoluutselt igasuguseid jälle trikke tehtud, kes tuleb jäätisemasinaga kohale, kes tuleb VR-prillidega kohale, et eks neid moosimis ja selliseid õngitsemise tüüpe on erinevaid loomulikult. Erinevad mängud või et paned sinna kirja ennast ja siis võidad ja et igasuguseid asju tehakse, aga mina arvan, et ka kõige see parem on see, et kui sul on konkreetsed praktikapakkumised, mida sa nagu seal ekraanidel või lehtedel nagu siis promod, et see on ikka see tegelikult, mis tudeng otsima tuleb. Seda võin ka öelda, et nii palju kui ma enda tudengitest, supradest siis tean, siis mõni ongi siuke, kes tuleb meeneid otsima, ütleb, et lihtsalt minu eesmärk on koguda kokku 30 erinevat pastakat ja seda iga aasta ma tahan saada võimalikult palju erinevaid pastakaid. Ja samas on neid inimesi, kes siin nagu Moonika ütles, tahavadki väga konkreetselt, tal on vaja praktika kohta, tal on vaja teada, kas see vastab nõuetele, mida kool aktsepteerib, et see läheks praktikana kirja ja ta tulebki sinna konkreetselt seda otsima. Et võib-olla ettevõttena ka, et kui sa otsid väga konkreetset inimest, siis lõpuks see väga konkreetne tudeng, kes otsib väga konkreetset tööd, jõuab sinu juurde. Ja samamoodi, kui sa tahad olla siuke fun ja lõbus ja jagada oma värvilisi sokke, siis küll sinu juurde jõuavad need tudengid, kes otsivad endale kollektsiooni juurde asju. Aga ütleme, et mina tulen siin oma värviliste sokkide jahile, on ju, kuidas nüüd ettevõtte võiks leida selle kõige parema praktikandi? Et mis on need küsimused, mida peaks küsima või mida seal tegema peaks, et välja sõeluda see tõesti crème de la crème?
no siin ma arvan ikkagi, see on see esimene niisugune kokkupuude, et mis mina olen ikkagi tööandjatega rääginud, et nad tulevad sinna, et võimalikult palju inimesi siis tuleks neile, ühed need, kellel on palju neid pakkumisi, on ju, ja kellel on praktikaprogrammid või juba nagu välja mõeldud. Ja need, kes tulevad lihtsalt inimesi, et nemad ka ikka ainult sellega ei piirdu, et nüüd siin ma kohe saan ja meil on kohe see klapp, et see on ikka see esimene niisugune kokkusaamise punkt, kus me siis natuke räägime, et mis mina teen ja mis sina teed ja et kas meil võib olla üldse see, et see ühine niisugune keel või ühine nagu huvi edaspidi minna. Ma unustasin selle küsimuse ära juba. Me rääksime lihtsalt sellest, et kuidas ettevõtted üldse aru saaksid, et milline see kõige parem siis praktikant on, et... Jah, ega mul väga palju lisad ei ole vaadatagi, kas väärtused võib-olla klapivad, on ju, kas see soov klapib, et ongi, et taaskord, kui tuleb see väga konkreetne ettevõte siis, ja leiab selle väga konkreetse tudengi, siis ma usun, et see klapp on väga kiire, aga kui tulebki tudeng lihtsalt nälja viskama, siis ilmselt saadakse aru, et tore on nagu üksteisega tutvuda, tore on üksteisele ennast võib-olla tutvustada ja nii-öelda nähtavaks teha, aga saadaksegi aru, et aitäh, väga äge oled, ülilahe päev, aga saadakse nii-öelda ühiselt aru, et võib-olla see ei ole see ühine ootus. Et ma usun, et see tekib suhteliselt kergelt ikkagi saadakse aru, et kas otsitakse samu asju või mitte. Aga kuidas see protsess välja näeb? Ma nüüd jään ettevõttele silma, on ja mis siis edasi saab? Kas ma saadan kuhugile mingi CV või mis see praktika on? See vist oleneb taaskord väga palju ettevõttes ka, et mõni on siuke, kes paneb paberile kirja ja on saadetud siis pakkumisi. See ettevõte, kus mina praktikat pakkusin, meil oli siuke suur QR-kood, kuhu sai ennast siis ise kirja panna ja kus siis vastati. Või meil oli ka siukene flyer, kus oli meie ootused, tööülesanded, kandideerimistähtaeg, kõik põhimõtteliselt nagu töökuulutuse laadne siis asi ja ka QR-kood, kus sa said siis nii-öelda tööle kandideerida, saata oma CV, motivatsioonikirja, mida seal siis nõuti. Ja ma ei teagi, kas on mingisuguseid variante veel? No ja need, kellel ei ole konkreetset süsteemi välja mõeldud, need, kes tulevad lihtsalt inimesi siis otsima, eks siis nemad vahetavad business kaarti ja ütlevad, et kirjuta mulle, on ju, et eks see ampluaa ongi niimoodi, et need ühel pool otsas on need, kellel on väga konkreetsed pakkumised ja erinevad strateegiad, mida sa täpselt tegema pead ja seda nad siis kuvavad, teised on see, et aga kirjuta siis mulle ja räägime veel, on ju. Väga erinev. Siis õppijal on natukene ratta leiutamine, et ühega ühtemoodi, teisega teistmoodi, aga kuidas sina karjäärinõustajana võib-olla annaksid mingid näpunäiteid, et kuidas õppijad kõige paremini saaksid ennast laadaks ette valmistada? No kõigepealt tuleks ikka mõelda, et mida ta täpselt tahab sealt, on ju. Et kas ta tõesti tahab ainult vaadata, et missugused ettevõtted olemas on või siis ta tõesti tahab juba oma konkreetset praktikat, siis tuleks nagu vaadata, et mis tal on vaja praktika tegemiseks, on ju, et pärast ei ole nii, et sa ei saa seda praktikana vormistada, on ju. Et tavaliselt nendel on ka mingid kodulehed või mingisugune eellugu, on ju, et kus on need kõik ettevõtted, mitte tulevikul vähemalt on, ma ei tea, kas praktikalaadal ka oli, et kes on need ettevõtted, kes tulevad, sa saad juba teha tegelikult eeltöö selleks, et vaadata nii, milliseid ettevõtted mind kõnetavad, mind mitte, et siis kellele see oma fookus või oma energia siis suunata. Et see on nagu oluline, on ju. Et mina tihtipeale nagu räägin ka seda, et praktika võiks olla selles ettevõttes, mis sulle väga sobib ja meeldib, juba sa tead, et sa saad ennast seal rakendada, kuna tihtipeale on see praktika võimalus ka jääda tööle. Et see on väga populaarne või väga tihti juhtuv karjääritee, et ma lähen kuhugile praktikale, siis mulle tehakse see pakkumine. Et selles mõttes on hästi oluline nagu teha seda eeltööd, et kuhu sa lähed, mitte see, et sa lihtsalt nagu, et saada need paberid tehtud teed, vaid lihtsalt, et kuna see võib su töökogemuseks edasi saada, et siis kindlasti nagu uurida rohkem seda tausta juba mõtelda, et kas ma tahan minna väikesesse ettevõttesse, suurde ettevõttesse, et mis see minul oluline on. Et see tuleks nagu, võiks nagu ennem juba natukene läbi mõelda. Ja kas või töökultuur, et kas ma olen selline, kes on väga, tahab hästi palju vabadust oma nagu selles tööelus või olen ma see, kellel meeldib rohkem struktureeritud koht, on ju. Et kõik selle saab juba ennem tegelikult läbi mõelda, et siis teha juba panna oma energia nende ettevõtete juurde, kes tõesti on need, kes sulle siis võiksid sobida.
ja muidugi ka see, et kuidas ennast tutvustada, see suke elevator speech, nagu öeldakse. Et... No nii, neid näpunäiteid mina tahan küll, nii kuidas see käib, sest mina ei ole vist käinud kunagi tööintervjuul, mul on siuke tunne, nii et ma tahan teada, nii, kuidas see käib? Kairi õpib täna liftikõne tegema. Kuidas ma siis saaksin kohe tööle? Mis see asi on, mida ma ütlema pean? Mis need põhipointid on? No ikka, et mis on sinu taust, mida sa oskad ja mida sa saad ettevõttele pakkuda. Ja kui sa ka räägid natuke sellest juba, et oled eeltöö teinud ja tead ettevõttest juba midagi, et siis see on ka mingisugune pluss, mille sa saad vaikselt sinna sisse. Kas ei ole ainult niimoodi, et mina tulen ja räägin, vaid see on pigem see, et ma oskan ka kuulata, ma oskan ka näidata, et ma oskan infot otsida, et ma oskan suhestuda, et ma olen nagu sukene meeldiv, hea koostööaldis inimene, et see ei ole ainult see, et nüüd mina tulen ja räägin uks lahti ja räägin, et tihtipeale kõige parem suke nõnda nimetatud elevator speech on see, kui sa kuulad võib-olla väga hästi seda inimest, kes sul seal vastas on ja oskad seoseid luua, oskad nagu, et selles mõttes, et tasuks kindlasti teada, et mis eriala sa õpid ja mis on need peamised nagu huvialad, mis sul on ju, kuhu sa tahad suunduda, et kõik see on võimalik siin elevator speechi panna, aga kui sa sellega lajatad niimoodi, et ükskõik mis kohas, siis see ei pruugi nagu oma sellist eesmärki teenida. Te korra enne põgusalt puudutasite seda ka, et on mingid LinkedIni koolitused ja nii edasi. Kui oluline see on, et mul oleks nii-öelda sotsiaalmeedia kohalolu õigesti vormistatud, et olla ka atraktiivne ettevõtetele? Ma arvan, et see väga sõltub ettevõttest taaskord. Et ütlen ausalt, eks tänapäeval ikkagi rohkem, mida nooruslikum seltskond on, seda rohkem ikkagi vaadatakse ka CV kujundust. Et kui ta on lihtsalt CV keskusest niimoodi lihtsalt välja prinditud, ta on 20 lehekülge, siis ta võib-olla ei ole tööandjate jaoks kõige atraktiivsem, vaid oleks ikkagi hea, kui ta jõuaks sinna 1 maksimum 2 lehe peale ikkagi välja. Et see kindlasti mõjutab, aga LinkedIn tõesti on läinud üha populaarsemaks, mulle vähemalt tundub, et ise ka siin avastan, et kui olen kas kuhugi kandideerinud või värskelt tööle asunud, siis vaatan, et järsku on LinkedInis mingi 15 uut vaatamist, siis mõtlen, no nii, kes ei jälgi mind, miks ta jälgib, miks ta vaatab. Aga eks see ole lihtsalt tänapäeval, ma arvan, üks osa. Aga mis ma sinna selle eelmise küsimuse juurde tahaks paar asja veel lisada, et üks asi muidugi üliäge, kui sa oled väga teadlik, sa tead, kuhu sa lähed, mis on sinu tugevused ja mida sa tahad, aga kohati mingitel asjadel see võib isegi natuke nagu backfire'da mingil määral. Et mina ise tean oma sõprade siis ringist, et on olnud ka siuke kogemus, kus minnakse praktikale ja lihtsalt räägitakse ettevõttele. Ma nägin seda kuulutust, ma tean täpselt, mis te teete. Ma oskan seda. Ja teda ei võetud sellepärast, et saad aru, et ta juba oskab seda kõike, et seda kohta tahetakse pakkuda praktikandile, kellel on äkki neid teadmisi rohkem vaja. Et ma ei ütle, et te peaksite ennast kuidagi maha suruma või tegema niimoodi, et ei tea nüüd jälle mitte midagi, on ju. Aga see, kui sa juba oled selles töös ülikindel ja väga teadlik, siis võib-olla proovid ettevõttega rääkida, kuule, ma oskan seda ülihästi, nii et äkki teil on hoopis praktikasemel töökohta mulle pakkuda. Et saate ka siukse nagu siis sooviga minna. Aga mingil määral tundub ka seda, et kohati noored on läinud nii palju teadlikumaks ja noortel tekib seda pressure'it kuidagi nii palju rohkem, et ma nüüd järsku pean endast nii palju teadma, ma pean teadma kõik enda tugevusi, kõik enda nõrkusi, ma pean oskama ennast niimoodi maha müüa, aga praktikalaadal tulles on ka väga okei, kui sa veel ei tea kõike. Et aga lihtsalt siis ole selle koha pealt kaus, minegi nagu ettevõtte juurde ütle, et mul võib-olla ei ole nii palju kogemust, aga mind huvitab see ja ma tahaks ennast väga arendada ja see on ka okei. Et ei tasu ära ehmatada või mitte tulla sellepärast, et karta, et konkurentidel siin on jube head teadmised, et natukene tekib vahepeal seda, et kardetakse just seda konkurenti ja arvatakse, et mis nüüd mina ei ole nii osav ja minu CV ei ole nii uhke kui siin kursakaaslasel või midagi. Et ei ole hullu, et mul on ka olnud seda, kus tullaksegi meiega rääkima ja öeldakse, et ma ei tea täpselt, mida ma tahan. Mulle meeldivad need asjad, minu tugevus on, ma ei tea, matemaatika, numbrid, aga ma olen ka väga hea suhtleja ja võib-olla see praktika koht oskab väga hästi suunata sind hoopis. Võib-olla see praktika koht ei ole sinu jaoks, aga see inimene, kes sinuga vestleb, oskab sulle anda mingisuguse suuna. Eriti kui sinuga vestleb võib-olla mingi personali inimene, siis tal on äkki seda kogemust teadmist ka rohkem, et oskabki sulle öelda, näed sa, need on su tugevused on ja seda sa tahaksid arendada, võib-olla sulle sobiks hullult hästi see koht. Et kas sa oled kunagi mõelnud ja see inimene saab minna ja otsida, proovida ja võib-olla mingisugust siukest suunda, et see on ka täitsa võimalik, et alati ei pea leidma kohta, vaid just saab ka vestelda ja aru saada äkki rohkem, et mis on turul ja mis sulle sobida võiks.
Kas enne laatasid on sul karjäärinõustajana nii-öelda kabinet täis ka noori, kes üritavad siis aru saada, et millise ettevõtte juurde peaks minema koputama, kui tõepoolest ei ole selge, sest ma mäletan 19-20 aastasena ma tegelikult ei teadnud üldse, mida ma teha tahan või mis mu tugevused on, et tänapäeva noored on mingisugune teine generatsioon. Ma ei tea, kust te kogu selle info saadate. Kuidas teil on, et kas tulevad noored? See ei ole seoses praktikalaatadega, vaid see on üldse, et millal mina ütlen niimoodi, et kuskil veebruar-märts hakkab see praktikahooaeg. Ja siis tõesti tuleb rohkem inimesi ja siis kuskil lõpupoole nad seal hakkavad rohkem õppima. Et ülikoolis käib see niimoodi, et vastavalt sellele, et mis on vajadus, et siis kui see karjäär ja see meelde tuleb, siis on ka igal pool ju kõik need kohvikud ja asjad, et siis nagu tuleb meelde, on ju, et võiks ja mõtleks, on ju, ja kui on siis vaiksem periood või õppimise periood, siis leitakse mind vähem üles. Aga kui me nüüd räägime sellest, et me käisime laadal ära, natukene oli veel pea võib-olla laiali otsas, sellepärast, et nii palju vestlusi oli, et kui mul nüüd lähevad kontaktid Google kaotsi, et mis siis saab, kas on mingi leiunurk või kuidas see käib? Väga lihtne, kui sa mäletad ettevõtet vähemalt otsida koduleht üles ja kirjuta infomeilile või kirjuta, ma ei tea, personali kuhugi. Nagu kujutate ette, võib-olla te ei usu, aga ülipalju jäävad inimese meelde läbi selle, et inimene ise otsib ettevõtte üles. No sa jääd rohkem silma. Juba kas siis see nimi kergelt jääb, siis sa näed CV-d ka sama nimega ja sa juba oled rohkem meeles. Et kui see visiitkaart läheb kaduma, siis või võta see sama nimekiri lahti, kus need ettevõtted olid ja vast leiad sealt ka. Või mine praktikaportaali, kui on juba üles pandud kuulutus on. Jah, et ikka see suhtlemisoskus, millega sina alustasid, see on see, millega ikka kõike saab kätte. See praktikaportaal, mis see nüüd endast kujutab? TalTechil on siis oma, nagu põhimõtteliselt nagu cv.ee on ju oma praktikaportaal, kus on siis erialased praktika- ja tööpakkumised. Et ettevõtted saavad teha seal konto ja panna siis kõikide, mis on meie erialad, et nendega seonduvaid siis praktika või tööpakkumisi, et leida üles just see spetsialist. Issand, kui äge, mulle tundub, et praegu nagu see praktika koha leidmine on isegi veel lõbusamaks ja huvitavamaks tehtud, aga kui teie peaksite nüüd täna minema kuhugile praktikale, siis kuhu te tahaksite minna? Mina mõtlesin selle peale, unistus oleks ikka minna välismaale, ikka kuskile tõenäoliselt OECD või mingi siuke heategevusorganisatsioonid kuskile. Aga see on rohkem siukene unistus, kui pere jätta paralleeluniversumisse. Aga väga hea, mõnikord ongi vaja korraks sellest kastist välja astuda, vaadata, mis seal veel on. Võib-olla saab paralleelselt pärast perega kuidagi ikkagi selle toimima panna. Aga kuidas sul oli? Issand, ma ütlen ausalt taaskord, kuna ma teen nii palju kuidagi erinevaid suundasid ja nüüd mina olen oma tee leidnud hetkel geotehnoloogia ettevõttesse küll personalitöö peale, siis üliäge oleks teha praktikat kuskil inseneerias. Lihtsalt, et aru saada võib-olla natuke rohkem, mis töömeeste peas toimub. See tundub jah, nagu lähekski täiesti Google'i teise universumisse astuks sisse, sellepärast, et nad räägivad oma keelt ja nad on täiesti oma maailmas. Just, täpselt. Kuulge, teiega oli uskumatult tore vestelda. Mul on tunne, et siit tuli päris palju informatsiooni nii ettevõtetele, kes võiks tulla praktikalaadale kui ka õppijatele endile. Kas on midagi, mida tahate veel kindlasti öelda meie tänastele kuulajatele enne, kui me podcasti kokku pakime? Mina soovitaksin küll käia erinevatel karjääriüritustel, on need siis laadad või kohvikud või mis iganes, juba esimesel õppeaastal, kui te hakkate tulema siis ülikooli, et just nagu vaadata, et mis seal nagu täpselt on, kuigi sul võib-olla ei ole veel nii palju neid oskusid, mida rääkida, on ju, aga sa saad vaadata, mida pakutakse, suhelda ettevõtetega, rääkida endast, vaadata neid, et hakata kohe nagu jätta seda, mul on praktika vaja teha peale 2 aastat, on ju. Et kindlasti juba algusest peale hakata vaatama ja võimalikult aktiivne olla erinevatel siis üritustel, kus saab rohkem enda kohta teada ja siis juba vaikselt seda oma karjääri hakata vaatama, mis mulle meeldib, mis mulle meeldib. Ja väga hea nõuanne, mina olen hästi lihtne. Ükskõik kuhu sa lähed, ükskõik kellega sa vestled, ole alati sina ise. Lihtsalt jää endaks, sest uskuge mind, kui te lähete ettevõttesse mängides kedagi teist, ega teile lähe selle praktikal võib-olla nii edukalt või te ei saa sealt praktikalt võib-olla täpselt seda, mida te tegelikult tahaksite. Et olge enda vastu aus, olge ettevõtte vastu aus ja ettevõtjad olge ka siis praktikantide vastu aus ja olge ise endad. Tagasi väärtuste juurde. Ma ütleks, et suurepärased soovitused, suur aitäh, et te leidsite täna aja, et minuga vestelda ja järgmise saateni. Aitäh! Aitäh!
kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad.